peame siukse koha sööbima, sest et jätsin juhiloa maha ja meil oli auto makstud ja rent ja kõik asjad. Ja siis siuke olukord. Ja siis veel mõtlesin, et võtan full kindlustuse ja siis võtan ikka 8 päevaks ka, et ei hakka siin koonerdama vaata. Siin me nüüd oleme. Mitu tärni on? 6. Ainuke rõõm praegu. Tallinna Hesburgeri kanatortilla. Tänane öökapp on lihtsalt 2 peetud. See on meie külmik. See on kapp. Me plaanisime autoga minna kuskile Auschwitzi lähedale. Panna kuskile telk püsti ja siis hommikul kohe sinna lennata. Aga nüüd selle asemel me oleme lihtsalt Krakowi lennujaamas. Peame hakkama välja mõtlema, mis me homme teeme ja ülehomme. Ja siis liigume siit edasi Albaaniasse. Ja siis sealt hakkab möll pihta. Aga seniks see idioot, kes on hetkel teie ekraanidel, üritab magada ja ma loodan, et keegi meid ära ajasid. Siis me saime kõige maasikama koha üldse just, mis siin on. Ja tööd Eesti rahvas. Kas paistab midagi olesivamat? Ei oska siin valida sivat. Nii palju valikuda? Nojah. Aga kui sul mingisugune väga kiusatus on... Mingi kallis suit võtta? Ei, mitte seda. Just võtta see kõige odavam. Termarist ja akordionid lihtsalt, mis neil puudub kompaktsuses, nad teevad tasa oma kasutaja mugavuses. Nad teevad lihtsalt mingisuguse lennujaama põranda põhimõtteliselt pehmeks madratsiks. Ja siis saad tooli teha, siukse, istuda siin peale. Pluss nad käivad nii kiiresti kokku, see on täiesti uskumatu võrreldes täispuutavate madratsitega. Ainuke asi ongi, et nad on natukene liiga palkid nüüd rongi peale ja siis saime oma apartamendi kätte. Siit. Teeme purchase'i kohe. Preinisime välja pileti kuidagi. Kõik on tööl. Mitte laiskvorstid nagu meie. Uhked puust kuradi astmed. Siin on meie voodi juba. Päris ilus tuba tegelikult. Not in the room yet, sir. I will not move to a smaller room. Selline kaltsuais on sees, jah. Aga noh. Ta on ilmselt tõmmastud igal punt. Mulle meeldib, kuidas nad alati panavad, et kui tugitoolid igale poole. Täiega istuvad head. Aha. Ei. Sellega oli täpselt siia. Peldik on siis mitte F-korteris. Korralikult nagu meie tuba ju. Lõpus nii head küll. See on üks veel vist. Koridoris ei haise, meil toas haiseb mingi kopita, kuradi lappide järgi. Siin on jumala lõpp koridoris. Neist tulevad siia. Nüüd on veits vähem. Ma ei tea, minu arust on sama. Aga pole hullu. Mis meil siin vingud on? Seljahaiged ja invaliidid muidu. Ja püsti tõus vaata niimoodi. Õige asendi leidma. Ja siis niimoodi. Panime just 3 tundi und. Krakowis. Ma ei tea, siuke väsimus. Järsku tuli peale. Aga põhimõtteliselt plaan on siis see, et me läheme homme lendame Tiranasse. Tiranast sõidame bussiga Schröderisse, seal oleme 1 öö. Siis hommikul liigume Schröderist Tetti, kus tegelikult algab meie rada Valbonasse. Aga siis me mõtlesime, et Tett pidi ka hästi ilus koht olema. Et me ilmselt jääme 9 ööks sinna ja siis ülehomme või ülehomme alustame. Tahaks juba rajale, sest linnast on nii kopp ees autodest ja kuradi bussidest ja signaalidest. Tahaks lihtsalt loodus ära saada. Hea küll, vaatame. Selg on päris okei praegu. Üllatavalt okei. Ma olen kandnud seda seljakotina mingi paar päeva linnaoludes. Kõige raskem ongi olnud seda sirge maa peal kanda, et mäest ülesse või trepist ülesse. Ma nagu isegi ei tunne seljavalu.
aga just sirge maa peal kõndidest ma ei saa nagu väga suuri samme teha, sest mu lööb kohe selga. Aga praegu on väga okei olnud, arvestades, et ma paar päeva tagasi üldse mõtlesin, et ma ei kujuta ette, kuidas ma seda asja ära teen. Kaine mõistus ütles, et tegelikult minus ei ole nii palju kainet mõistust, mis ütleks, et äkki ei peaks minema. Nagu see plaan oli kindel. Ma isegi ei mõelnud, et ma ei lähe. Ma oleks, ma ei tea, 4 kapakil roomanud selle raja läbi. Aga jah, hea on teada, et asi liigub paremuse suunas, vähemalt veel. Ma arvan, et üks väike liigutus see kõik võib muutuda, aga vähemalt praegu on hästi. Väga hästi. Taksod rajale. Kopiets, Kraka. Pidi olema mingi koht, kus näeb tervet Krakovit. Vaikus enne tormi. Tere hommikust. See on reaalselt nagu pilve sees. Ma kutsun teid hommikusega lauale. Minu chopstick skills on lihtsalt impeccable. Taigi suutse hääle sees magada muidugi. Mitte mingit probleemi on. Aga tunnen siuke nagu sul Indias tee ääres oleks. Tee väike pettook endale. Sa suudad seda. Sa oled tugev. Sa oled võimas. Äme. Ei ole nüüd pettooki vaja. Ja täiega haiseb tuba. See ei ole isegi värin, see on nagu mingi... Külik arvas, ta kaotas oma mälukaardi ära. Või selle? Mälukaardi. Kõik dokumendid, kõik kaardid, kõik. Lõpuks ometi saab Albaaniasse ära. Mis arvad sellest? Ei taha Poolas olla, ma ei taha Krakovis olla. Nahku tõmmata siit. Sai palju juba. Kuis pidi mingi pool tundi tagasi ära minema? Reservation. Where is he? You have made the reservation? No, we didn't. No, okay, Vanda. It's on the reservation. No? Yeah, we have free seat. We can join. We can get the ticket? When we start, we pay. Okay. Okay. Got you. If you want, you can leave the backpack. Yes, please. If you want, yeah. Yeah. Around 3:30 you'll be here, okay? Okay, thank you so much. Thank you. Please. Kotikuid on. Pidi olema 2.30 ja 16.30. Nüüd läheb hoopis 3.45. 3.45. Täpselt nagu ChatGPT ütles, kõik käib mingi oma kuradi, ma ei tea mille järgi. Meil on makstud ja ma olen bussi peal, nüüd on korras ka. Nüüd me jõuame, mis selle nimi oli? Šköderisse. Welcome to Šköder. Oli Šköder või? Ma ütlesin mingi 85 korda Schröder. Tere, sõbrak. Sina ka tänava kohe. Tere. Ei ole teile veel midagi anda, me ostame pärast. Kraade on praegu mingi 28 või? Normaalne mingi kodus ise mõtled mingi, ma ei raatsi seda osta, eriti see on nii kallis, siis endale jõuad siia, siis annad mingi tänavakoertele lihtsalt. Ma ei tea, me võib-olla teeme karuteene endale kohe, siis nad ei lähegi meie juurest ära. Peame nad hotelli võtma kuidagi. Näe, joo.
mis sellest sa arvad? Обалдеть. Läheb küll või? Juhe sõnaga. Meil on vaja nüüd matkapoodi. Peame gaasi ostma. Pole vist nii suurt gaasi isegi näinud. Ma vist ei ole ka. Saame... Mis see firma on? Camping Gas? Ei, Gas Power. Okei. Küll on võimas. No nüüd on olemas vähemalt. Araabiakeelsete kirjadega. Peaasi töötab. Saame kohvi teha. Oota, ma vaatan nüüd, kus see meie see... Hotell on. Asjad maha, söök peale. Ostame poest mingid snäkid veel. Poe nimi on Big Market. Очень конкретный. We have a room booked here. Yeah, I need your ID or passport. Yes, just a second. Vaata see. Rõdukene ongi selline armas. Päris äge rõdu, jah? Halai! Ei! Mis nad ütlevad tavaliselt, vanamehed? Opa! Näidad ei ole? Me peame selle hotelli tädiga rääkima, mis kell ja kuidas me saaks üldse siit mingi transpordiga. Petti. Siis panen pesu siia rippuma pärast. Ja siin on pesunööri kui palju pandud. Siin on pesunööri täis. Ei ole pedunööri. On küll. Luhe ju ei ole või? On küll. See lihtsalt kuivatab hästi kiiresti. Näe, saab sinna tänava lõpuni panna riided täis kõik. Vapsi ei koti, et mingi auto on taga. Vana tiksub rahulikult. Ma ei ole kunagi elus veel siukses kohas olnud, kus selline liiklus on. Ja ma olen esimest korda üldse Euroopast väljas. Ta on Euroopas, aga Euroopa Liidust väljas. Ei, tegelikult Norra on ka väljas, aga see on natuke teine, see Euroopa majanduspiirkond. Jaa. Mingisugune kuradi mannekini pood on siin. The bus comes and you get to here at the hospital. Okay. It costs 12 euro per person. How much? 12 euro, okei. No nii, saime piletid. Lõpuks tuli välja nii, et hommikul kell 7.20 tuleb buss hotelli ette ja me saame teeti 12 euri nägu. Beef steak 9.50. Äkki peaks seda proovima? Nagu lihtsalt, et teada, nagu mis asi see on. Tavai. Ei, see kõrs. 5 eurone Campari sprit. Kuidas on? Hea või? Nice. Mitte midagi pole öelda. Õlu 2.50. Väga hea õlu. Ma arvasin, et midagi muud, aga nagu ma arvan, et sa maitsid kindlasti väga hästi. Ja tzatziki, ksakšiki, nagu menüüs kirjas oli. Okei. Küürike mõist me pakime kaasa. Inimesed, rattad, autod, kõik segamini. Äkki me soovisid kohad, lähme siin kohad lihtsalt nagu, sorry. Bro. Okei. Keegi ei saa midagi aru, aga samas saavad. No peaaegu. Bro. Okei. Tehakse seda, et üks vend üritab autot käivitada, millel on katuse peal 2 halgu või mingit palki ja teine pühib põrandasse vallal. Welcome to Albania. Kas oli õigus? Riided on suht kuivad ikka. Nee. Ready. Ready.
Let's go to death. Kas ta ütles ka, kuhu see buss tuleb? Yes. Yes. There you go. Seal see sinine buss ongi. Takel me biljetta. Bro. Tegelikult saaks kohvi ka võtta, tahad või? Võtaks üle kohvi. 60 senti 2 peale kokku või? 2 kohvi või? Ole vaid. 60 lekki läks. Tere, Pepi. Kamoplaaž või? Tere, Pepi. Tere. On nii armas. Tema ainult vaatab, et see kaamera Süüa võiks midagi midagi. sööda vaata olla. Njah, mupsukene. Ma arvan, et see on küll siuke uus vaade, millest ma ei ole veel näinud. Ma arvan küll, kus ma olen siukest asja näinud. Norras on teistmoodi. Norras on teistmoodi, jah? Juba sittus koti peale. Jah. Assa teist. No Ma loodan, et see on hea õnn. kohe hakkab pappi tulema. Oleks tervist ja Jah. Vaadake ette, jaksu ja prolapseeritud seljalüliga vend tuleb. thank you. Thank you so much. Näitä teille. Ossa tässä on soe kõik. See oli põhimõtteliselt Rootsi laudene. Nojah. Tahaks teada, mis see pirukas on. See on nagu lihapirukas, aga siin ei ole mitte midagi sees. Lihtsalt tainas õlis tehtud. Kuidas on tere? Püršündetje. Püršündetje. Jah, ja mina jätan püršün meelde ja sina jätad tetje meelde. Siis me saame kokku. Siis mina hakkan püršün ütlema. Meil on kindlasti mingi lühendatud versioon sellest. Ma ei tea, kas nad ütlevad kogu aeg püršündetje. No siin oligi kohe, et nad ütlevad olenevalt olukorrast. Aga et see kõige basicum tere on püršündetje. Nagu zdravstvitje, ma arvan. Vaata, kuidas? Püršündetje. 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 What? Gymkhana. Yeah. Bed and breakfast. Yes. BNB? Yes. Yes. Seal. Seal. Right. Okei, thank you. Üritavad Pole aidata. eriti midagi öelda, siis aidata tahaks ikka. Hi. Hi, how are you? Is there reception somewhere? Yeah. We would like to put a tent somewhere. Is it possible? I have a campsite up there. Veetsud, dušid, 20 €. Öötelk. Raha lihtsalt sulab. Mägedes. Pole veel jõudnud kuskile, juba on kuradi. Palju meil seal läks? Siin läks 2 tonni, seal läks meil palju restoranis. 1400. 1400. 3400 juba läinud Basecampis, kui nii võib öelda. Just a little refreshment. Yeah. So we're gonna ruin your vlog. No, that's fine, that's fine. See on siis Mount Everest. Tulime sealt alla just. Ma hakkan veefiltri kaasa võtma, päris. Seal on see kohviku asi, sealt saab osta vett juurde. See peab nagu kotis olemas, jah? Mul hakkab juba see tekkima, et kui niimoodi kätsulud kokku, siis Mul on ka. nagu paistes vaata. Mul on ka. Sellepärast see oligi see meeldetuletus ka, et Peamegi 5 korda rohkem jooma, kui me jooma praegu ilmselt. täiega. 5,6 on mindud või? 5 veel minna. Pesin just päiksekreemi näo pealt maha. Kogemata. Ja meil ei ole kaasas päiksekreemi. Armasta. Ei armasta. Armastab. Ei armasta. Armastab. Ei armasta. Armastab. Ei armasta. Sa oled. Donald Trump sind. Jep.
paneme SPF-i. Ma terve tee lihtsalt põdesin, ma võib-olla põlesin tegelikult ära. Ma tunnen käed veits nagu turitavad. Oi, no waste. Allist kraami kohe maha ütlema. Esimene kord elus, kui ma päriselt nagu põen päikse pärast. Mul on alati olnud see kuradi päiksevärk siuke pohku vaata. Mis seal ikka juhtub? Nüüd ma olen nõus seda kuradi endale sisse sööma, päriselt ära ei põleks. Sa räibe. Kui ma nüüd ära põlen, siis jumal vihkab mind. Ta nagu nii vihkab samas. Palju õnne meile. Pole vaid. Elad kuskil imeiluses kohas, võtad mingis väikses majakuses turiste vastu, samal ajal pead neid mesilasi, teed mesilastest mingeid produkte, müüd neid ja siis müüd mingeid essentiale nagu kuskil. Kui mul oleks siin hea arvuti ja internet, ma võiksin kordi elu lõpuni elada ja mitte kuskile minna üldse. Jop. Ma teha neid asju, mis sina just rääksid. Aga arvuti ja internet on vahel. Nojah. Sa pead ka panema. Ei, ma seda ei viitsi praegu teha. Nii, pane üks ja peale veel. Nice. Meie panus on antud. No ikka räigelt libe on siin. Kuskilt kõrvalt sa mine siit. Aga vaat, kui sa ennast ära tõukad, et sa ei libastu. See oli viga praegu siastada. Libe või? Räigelt külm. Nii külm on ju. Räigelt külm. Lähme kähku. Okei, 1, 2, 3. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Have a nice day, man. Thank you. Ossa risk. Kuidas sa reidid meie taksojuhi sõiduskilli? 10-10. Ma ütleks ka 10-10. Kordagi tegelikult ei olnud hirmus ja. Aga... Mis korraks oli, kui auto välja suri? Jah, ta kadus jõud ära korraks. Ta mäest üles. Kohe või? Kui see juhtus, ma ei tea, kas ta vaatas tagapeeglist tegelikult välja, kui ma nüüd mõtlema hakkan. Aga mulle tundus lihtsalt, et ta vaatas täpselt mulle silma, vaata. Ta vaatas meile päris tihti peeglist otsi. Vaatas jah? Jah. Aga tüüp sõitis, oli reaalselt nagu rallisõitja kogemus. Kuidas ta lõikas nurkasid. Ja kuidas ta... Nagu... Service oli ka tasemel ju. Jaa. Tüüpil oli 100% autogabariidid nagu selgelt. Mul oli kogu aeg siuke tunne, et ta läheb kas ühelt poolt ja teiselt poolt vastu mäge või vastu teist autot. Nothing. Silm käib pilkunud. Sellest käest kinni. Nii armsad olete. Natuke mustad, aga... Mis ta tahab? Ta tahab seda saada. Tahab su maha, kui seda popcorni ei ole. Anna popcorn talle. Oh no. Bro. See on äkki shooter. Ühesõnaga,
täna oli, siiamaani oli siuke ihihi, ahaha, kõik joome õlut, läheme sööme midagi. Aga homme hakkab sitta ventikasse viskama. 100%. Ja siin enne telkimisala on siuke väike tõus. Ja siuke ühtlane, mitte isegi järsk tõus, aga see juba tõmbab jalad niimoodi lukku ära. Ma muidugi pean siin oma kojuaga välja teha, nii et loodame, et see ei... Oskam sealt tuleb. Oota, anna mu. Oskam sealt tuleb. Päike oleks, ta pole lõpuni läinud, aga juba on suht jahe, vaata. Ma olen märjad ka muidugi, mul on higised. Ega see pidigi minema jahedaks õhtul. Pidi või? See on väga hea, sest ma enne oli seal telgis. Noksin nina just konkreetselt. Telgis oli siuke saun. Ma mõtlesin, et kuidas ma oma kuradi -5 magamiskottidega oleme seal. Ja nüüd on juba siuke, et ma ei tea, äkki peaks soojama tulema. Hommikusöögist jäänused. No natuke on ära vettinud, aga jumal hea ikka. Võib-olla vettinud on isegi veits parem. Lukam. Õlis tehtud tainas. Jaa, aga mitte magus. Soolane kergelt, mõnus. Pesu majja. Pakkus Lenor nagu. Pesi? Lenor nagu pesupepe on ka olemas. Läks kogu. Siin ei ole mitte duši on mitte lihtsalt soe vesi, siin on nagu tuli kuum vesi. Ma ei tea, kus kohast see tuleb, aga... Okei, siin pole sittagi näha, aga ma panin laternate peale. Siin on pusa, seal on... Tõsta korra ülesse. Seal on rätik, seal on järgmine on külikesse bikiinid, siis on minu T-särk ja siis on pink külili pandud seal viimase juures. Nii et ma olen suhteliselt geenius. Aire?